Iraani sõjavägi on hävitatud. Selle juhtkonnast on alles vaid riismed ja kuigi režiim püüab endiselt näidata tugevat kuvandit, tehakse Pentagoni sügavustes juba uusi plaane. USA on peagi valla päästmas midagi nii suurt, mis lõpetab Iraani sõja. See on viimane hoop. Võimas, täpne ja spetsiaalselt loodud selleks, et võtta Iraani režiimilt ära viimane kui ükski alles jäänud mõjuvõim. Oleme viimastel nädalatel näinud selle ettevalmistusi. 28. märtsil jõudis 31. merejalaväe ekspeditsioonirühm ehk MEU koos USS Tripoli ja selle väikese dessantlaevastikuga lõpuks Pärsia lahte. Varsti liitub nendega mainekas 82. õhudessantiviis koos teise merejalaväe ekspeditsioonirühmaga, 11. rühmaga, mis saadeti Pärsia lahte läbi California. See on jõudude koondamine, mida Iraan ei osanud ette näha. Ja see tähendab peagi, et USA'l on umbes 5000 merejalaväelast ja umbes 3000 langevarjurit, kes liituvad väidetavalt umbes 50 000 piirkonnas paiknema sõjaväelasega Lähis-Idas. Laava seatakse valmis. Pentagon valmistub andma oma viimast lööki. Praegu ootab Pentagon lihtsalt. See on kavandanud nädalaid kestvaid maapealseid operatsioone, teatas Independent 29. märtsil ja mõned usuvad, et USA'l plaanis olevate sammude elluviimine võib võtta paar kuud. Levivad kuulujutud selle kohta, mida lõplik löök võib sisaldada. Arutluse all on eriüksuste rünnakud, samuti rünnakud tähtsatele Iraani saartele Hormuzi väinas, mida viivad läbi juba mainitud merejalaväe ekspeditsioonirühmad ja langevarjurid. The Independent kirjutab, et Pentagoni plaanid ei hõlma Iraani mandriosa täiemahulist maismaa sissetungi ning sellele viitab ka suhteliselt piiratud arv merejalaväelasi ja langevarjureid, kes saadetakse Pärsia lahte. Nüüd võtab USA president Donald Trump samuti aega otsuse tegemisel ning tema ja tema administratsioon loodavad, et Iraan kapituleerub enne, kui maaväed muutuvad vajalikuks. Seda näeme USA välisministri Marco Rubio 27. märtsi kommentaaridest. Nagu ta ütles, suudame kõik oma eesmärgid saavutada ilma maavägedeta, aga me oleme alati valmis andma presidendile maksimaalse valikuvabaduse ja võimaluse kohaneda ettenägematute olukordadega, kui need peaksid tekkima. Kui tõsi see on, selgub alles siis, kui Iraan püüab kanda kinnitada ja üle elada operatsiooni eepiline raev tormi. Mis puudutab USA'd, siis see on võtmetähtsusega hetk ja Trumpi administratsioon saadab Iraanile kõik võimalikke signaale, et nad on valmis viima operatsiooni eepiline raev uude faasi. Meud ja langevarjurid on teel või juba saabumas ning on veelgi rohkem märke, et USA valmistub alustama maismaa operatsiooni, mida ta kunagi ei arvanud, et vajab. Ja üks neist märkidest on see, et F-35C viiakse positsioonidele. See on nüüd Warzoni andmetel, mis teatas 24. märtsil, et maismaapõhised merejalaväe F-35C liiguvad Pärsia lahe piirkonda, et pakkuda toetust merejalaväelastele, kes on saabumas või juba piirkonnas kohal. Need 5. põlvkonna hävitajad on viidud RAF Lakenheathi Ühendkuningriigis, mis näitab, et USA valmistub oma varghävitaja esimeseks maismaapõhiseks paigutuseks pärast operatsiooni Epic Fury algust. F-35C-sid on selles operatsioonis varemgi palju kasutatud, kuid seni on nad lennanud lennukikandjatelt, et sooritada täpseid lööke, mis sageli valmistavad ette teiste sihtmärkide õhurünnakuid Iraani mandri osas. See on aga teistsugune olukord. Siin näeme F-35 õhujõudude koondamist baasis, mis asub isegi Iraani parimate ballistiliste rakettide tegevusraadiusest kaugel. See annab meile teada, et USA plaanib operatsiooni, mis nõuab korduvaid õhurünnakuid hävitajatelt, mis saavad kohe pärast rünnakut turvalisse baasi tagasi pöörduda. See ongi USA ettevalmistus mitmenädalaseks või mitmekuuliseks kampaaniaks, millest räägib Independent. Nüüd näeme hoovõttu enne viimast lööki, mis võib kõigele lõpu teha ja tabada otse režiimi lõuga. Me näeme ettevalmistusi, kuid küsimus jääb, milline see viimane löök tegelikult välja näeb. Pentagon hoiab muidugi suu lukus, nagu arvata võib. Saladuskate hoidmine on ülimalt tähtis, sest kui USA avaldab täpselt, mida ta kavatseb teha, on Iraani sõjaväel aega reageerida ja valmistuda. Siiski on palju märke selle kohta, milline see viimane löök võib välja näha. Ja need algavad väikesest maatükist, mida kõik ootavad USA rünnaku sihtmärgiks. Kargi saar. Nüüd umbes kolmandiku Manhattani suurune ja asudes Pärsia lahes vaid mõne miili kaugusel Iraani rannikust, on Kargi saar Iraani režiimi jaoks kõik. See on režiimi krooni juveel, kuna see toimib võtmetähtsusega naftakeskusena, mis võimandab Iraanil oma naftat teistesse riikidesse eksportida, tuues igal aastal miljardeid dollareid Iraani majandusse. Ma tulen selle kõige juurde peagi tagasi, kuid peamine on siin see, et Kargi saar on USA jaoks lõppeesmärk, olgu selleks siis saare rajatist otsene ülevõtmine või selle saare kasutamine hoovana Iraani vastu.
Siiski on USA-l Kargi saarega probleem. Kui USA kavatseb saata vägesid sellele saarele, peab ta esmalt leidma viisi, kuidas sinna jõuda. See ei ole maailma kõige lihtsam ülesanne. Ja põhjus on selles, et Kargi saar asub Hormuzi väinast kaugemal, Pärsia lahe sees. Ja sellele probleemile lisaks pole Kargi saare hõivamisel muud mõtet peale majandusliku kasu, kui USA ei suuda esmalt saada kontrolli selle olulise veetee üle. Seega on selge, et lõplik löök ei saa olema nii lihtne, et saata merejalaväelased ja langevarjurid Kargi saarele, võtta üle naftataristu ja pidada asja tehtuks. Enne tuleb teha veel ettevalmistustööd ning see töö hõlmab mitmeid teisi saari, mille USA võib oma maavägedega hõivata, et valmistada ette seda, mis on Kargi jaoks plaanis. Enne kui selleni jõuame, tuleb arvestada, miks Hormuzi väin üldse oluline on. Sõnad väin on ainus meretee lahelt välja, mis avaldati The Guardianis 16. märtsil, ütlevad peaaegu kõik, mida pead teadma. Hormuzi väin on elutähtis läbipääs kaubalaevadele, mis veavad naftat ja veeldatud maagaasi Pärsia lahe piirkonna riikidesse ja sealt välja. Ja lisaks Iraanile, kellel on kontroll väina ja selle 2 miili laiuse laevaliikluse raja üle, sõltuvad sellest ainsast veeteest kogu oma meretranspordi jaoks ka Iraak, Kuveit, Saudi Araabia, Bahrein ja Katar. Kõigest 21 meremiili laiune oma kitsaimas kohas on Hormuzi väin Iraani jaoks suhteliselt lihtsasti patrullitav ning see on Iraani jaoks oluline survehoob. Umbes 20% kogu maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest liigub igal aastal läbi selle väina. Ja Iraan on seda fakti ära kasutanud blokaadiga. Kasutades droone, laevavastaseid rakette ja kiireid paate, mis muudavad kaubalaevade jaoks väina läbimise praktiliselt võimatuks. Iraan teab, et see, kes kontrollib Hormuzi väina, kontrollib ka rahavoolu Pärsia lahe piirkonnas. Ameerika Ühendriigid teavad seda samuti ning nad teavad ka, et Iraani kontroll selle veetee üle seab nende Kargi saart puudutavad plaanid ohtu. Ma mõtlen, et lõppude lõpuks peab iga merejalaväe ekspeditsioonüksus, mis üritab Kargi saarele maabuda, esmalt väina läbima. Ja see on kergem öelda kui teha, arvestades Iraani asümmeetrilist ja sageli surmavat blokaadi sellel veeteel. Iraan kasutab oma positsiooni nii hästi ära, kui suudab. Nüüd, CNN-i andmetel on üks Iraani peamisi nõudmisi operatsiooni eepiline raev lõpetamiseks Iraani täieliku suveräänsuse tunnustamine Hormuzi väina üle. See muudaks väina Iraanile igal aastal miljardite dollarite allikaks. Lisaks annaks talle veelgi suurema mõjuvõimu teiste Pärsia lahe riikide üle, kes sõltuvad sellest veeteest. Ja isegi praegu, kui me räägime, nõuab Iraan kaubalaevadelt tohutuid tasusid, mis ulatuvad kuni $2 miljoni turvalise läbipääsu eest läbi Hormuzi väina, tugevdades sellega oma võimet väina kontrollida. Nüüd, et USA saaks anda Kargi saarele viimase hoobi, tuleb esmalt midagi ette võtta Iraani kontrolliga Hormuzi väina üle. Ja juhtub nii, et selles pildis on veel teisi saari, mida USA võib sihtida enne, kui ta oma merejalaväe üksuste ja langevarjuritega Kargi saarele liigub. See üksi muudab Iraani jaoks kõik, aga enne kui sügavamale läheme, tuletan kiiresti meelde, et vaatad saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Nüüd asuvad Hormuzi väinas mitmed saared, mida Iraani islaamirevolutsiooniline kaardivägi ehk IRGC on militariseerinud, et laiendada Iraani kontrolli kogu piirkonna üle. Nii et Ameerika viimase löögi lähtepunkt Iraani vastu muutub väga lihtsaks. Kui võtad IRGC militariseeritud saared enda kontrolli alla, siis kontrollid ka Hormuzi väina. Ja selle kontrolliga kaasneb võime peatada Iraani rünnakud kaubalaevadele, samuti võimalus saata merejalaväe üksusi läbi väina, sügavale Pärsia lahte ja edasi Kargi saarele. Nüüd, Iraan ei tee seda lihtsaks. Tal on need kiirründepaadid, mida me varem mainisime. Iraanil on autonoomsed alused, mida ta saab kasutada rünnakute läbiviimiseks ning arvatakse, et ta üritab Hormuzi väina miinidega katta, et läbipääsu veelgi raskemaks muuta. Aga USA peab väinast läbi pääsema, et jõuda Kargi saarele. Ja siin lähevad asjad tõsiseks. Üks saartest, mida USA võib oma merejalaväe üksuste ja langevarjuritega vallutada, on Larak. Larak on Iraani jaoks oluline strateegiline tugipunkt, kus asuvad punkrid, mitmed Iraani ründelaevad või droonid, mida režiim saab kasutada kaubalaevade ründamiseks, ning radarid, millega Iraan jälgib liikumisi Hormuzi väinas. Samuti arvatakse, et osa Iraani kiiredest paatidest lastakse vette just sellelt saarelt. Seega on selle hõivamine USA jaoks prioriteet, kui nad valmistuvad andma oma viimast lööki. Lisateavet Laraki kohta annab JF-id. See ütleb, et Iraan hoiab sellel saarel Vene tarnitud satelliitside segamissüsteemi koos õhutõrjesüsteemidega ning kõike seda kaitsevad IRGC mereväelased ja need kiirpaadid, mida me varem mainisime. Iraan on saare nii palju militariseerinud, kui nii väikese maatüki puhul võimalik on.
USA jaoks loob Laraki hõivamine eelduse kõigele muule, mida ta soovib oma lõpliku löögiga Iraani vastu saavutada. Kuid on ebatäpne öelda, et kui Larak langeb, siis Iraani positsioon Hormuzi väinas kohe kokku variseb, kuid see nõrgeneks oluliselt. Mõnede radarite kaotamine tähendab, et Iraan ei suuda enam nii tõhusalt jälgida kaubalaevu ega USA mereväe aluseid, mis väina sisenevad, mis piirab rünnakuid mõlema vastu. Merejalaväe ekspeditsiooniüksus, mis selle saare vallutab ja hoiab, võiks samuti tühjendada punkrid, rivist välja lüüa kiirkaatrid ning muuta seni Iraani jaoks Hormuzi väina blokaadi võtmestrateegilise vara üheks olulisemaks sõlmpunktiks, mida USA saab kasutada selle veetee taasavamiseks. Kuid lisaks kõigele sellele teenib Laraki vallutamine veel ühte eesmärki. See sillutab teed USA-le teiste võtmesaarete hõivamiseks Hormuzi väinas. Kui Larak on kontrolli all, saab USA pööratama tähelepanu järgmisele saarele, nimega Abu Musa, samuti saartele nagu Hormuz, Keshim, Suur Tuumb ja Väike Tuumb. Ükski neist saartest ei kujuta iseseisvalt endast ületamatut ohtu USA-le ega selle plaanidele Kargi saare suhtes. Aga kui nüüd kokku panna, saadakse see, mida on hakatud kutsuma Iraani kaarekujuliseks kaitseks Hormuzi väinas. Kanada teaduse ja hariduse keskuse jaoks kirjutades selgitasid teadlased Majenta ja Anaya Tale Yazdani, miks see saarte kaar on Iraani jaoks nii oluline. Teadlased selgitasid, et hüpoteetiline kõver, mis ühendab neid saari, aitaks veelgi paremini mõista Iraani strateegilist üleolekut julgeoleku kontrollimisel. Ja nad märkisid, et Abu Musa, Suur Tomb ja Väike Tomb on Hormuzi väina kontrolli võtmed. See on see, mida USA peaks ründama pärast Laraki. Kõik need 3 saart asuvad Hormuzi väina suudmes ja juhuslikult on olemas ka 3. osapool, kellel on nende vastu huvi. Araabia Ühendemiraadid on juba pikka aega vaidlustanud Iraani kontrolli nende 3 saare üle, mis loob võimaluse, et USA võiks sõlmida kokkuleppe AÜE-ga, võib-olla mingisuguseks ühisoperatsiooniks. AÜE võiks pakkuda toetust vastutasuks selle eest, et USA annaks Abu Musa, Suure Tombi ja Väikese Tombi saarte kontrolli AÜE-le, nõrgendades seeläbi Iraani positsiooni Hormuzi väinas ja tugevdades USA liitlase positsiooni. Aga see kõik jääks tulevikku. Seoses viimase hoobiga, mida Pentagon valmistub Iraanile andma, on kõik need saared Hormuzi väinas nagu doominoklotsid. USA-l on vaja, et kõik need langeksid ning tema merejalaväe üksused ja langevarjurid võivad suunduda neid ükshaaval vallutama, et avada selge tee läbi väina otse Kargi saarele. Nii et me näeme, milline võiks olla plaani põhituum, aga kuidas USA seda ellu viib. Eesmärk on jõuda Kargi saarele. USA jaoks ei pruugi selle saare vallutamine isegi vajalik olla. Kui USA suudab eemaldada Iraani mõju Hormuzi väinas, vallutades teised saared, millest me oleme rääkinud, võib ta sundida Iraani läbirääkimistele. Lõppude lõpuks tähendab saarte kaotamine kontrolli kaotamist Hormuzi väina üle. USA võiks luua omaenda blokaadi, et takistada nafta väljaviimist Kargi saarelt, kui ta suudab murda Iraani kaitsekaare, mis võib tähendada, et Kargi saare hõivamine polekski vajalik. 90% Iraani naftaekspordist ja miljardid dollarit tulu, mida need toovad, võiksid olla USA mereväe kontrolli all, takistades kaubalaevadel Kargile jõudmast, samal ajal kui liitlastega koostööd tegevad laevad Pärsia lahes saaksid edasi liikuda. Kui Iraani kaitsekaar oleks kadunud, kaotaks Iraan paljud oma rünnakuvõimalused, mis koos USA kohalolekuga muudaks väina palju turvalisemaks. Nüüd võiks USA lühidalt öeldes taas avada Hormuzi väina, jätta Kargi saare puutumata ja ikkagi võtta Iraanilt ära raha, mida tal on vaja oma kaitse rahastamiseks operatsiooni Eepiline raev vastu. See muudaks viimase hoobi tõeliseks alanduseks pärast seda, kui USA on andnud Iraanile järjest lööke, vallutades tema väiksemad saared. Mis puudutab seda, kuidas USA selle teoks teeks, siis andsime teile vihje juba varem videos, kui mainisime, et USA paigutab F-35D RAF-i baasi. Õhuülekaal on Iraanis juba saavutatud, sealhulgas Hormuzi väina kohal, ja just seetõttu on USA saanud paigutada A-10 Warthog ründelennukeid ja Apache koptereid sellele veeteele. Kumbki neist ei ole eriti vargsete omadustega, kuid mõlemad ründavad Iraani kiirpaate ja droone, sest Iraan ei saa nende vastu suurt midagi teha. Kui lisada segusse F-35D, saad õhuväe, mis võiks pommitada selliseid kohti nagu Lorak ja Abu Musa, enne kui Ameerika merejalaväe ekspeditsiooniüksused ja langevarjurid maanduvad ning võtavad saared enda kontrolli alla. Kaitsekaar variseks kokku tohutu õhuülekaalu all ning maaväed läheksid sisse, et kehtestada kontroll, puhastada punkrid ja kindlustada saar enne Hormuzi väina taasavamist ja Iraani blokaadi. Kargi saar langeks läbi läbirääkimiste, mitte jõuga. See on üks võimalus. Teist võimalust tuleks kasutada siis, kui Iraan jääb endale kindlaks ega otsusta alistuda, isegi kui nende haare Hormuzi väina üle lõdveneb. Just siis olukord eskaleeruks veelgi rohkem.
Kui USA merejalaväeüksused kontrollivad kaarkaitsesaari, saadaksid ameeriklased tõenäoliselt rohkem vägesid Lähis-Idasse või kutsuksid appi 50 000 sõdurit, kes neil piirkonnas juba on. Nende ülesandeks oleks vallutada Kargi-saar jõuga, võttes sellega ära selle, mida Trump on nimetanud Iraani režiimi kroonijuveeliks. See rikuks režiimi võimalused sõjafondide hankimiseks ning USA on juba loonud eelduse Kargi-saare maismaa invasiooniks. 13. märtsil korraldas USA laastava õhurünnakute seeria, mis hävitas suure osa Kargi-saare sõjalisest infrastruktuurist, sealhulgas raketiladude punkrid, meremiinide ladustamisrajatised, õhutõrjesüsteemid ja lennujaama juhtimistorni. Nüüd jättis USA Kargi naftarajatised puutumata ja Iraan üritab valmistuda saare maismaarünnakuks. CNN-i andmetel on Iraan alates 13. märtsist taas tugevdama hakanud saare kaitset, tuues sinna õlalt lastavaid õhutõrjerakettide süsteeme ning paigaldades Kargi rannikule tankitõrje ja jalaväevastaseid miine. Nüüd võivad need lõksud kujutada endast suurt probleemi Ameerika dessantlaevadele ja nende vägedele. Mis puudutab õhutõrjet, siis Iraan võib loota, et peab vastu F-35 rünnakute tormile, mille vastu need kaitsesüsteemid pole mõeldud, ning keskendub selle asemel üksikute löökide andmisele A-10-dele ja Apache'dele. Need ei ole tugevad kaitsed, kuid neil on siiski võime põhjustada kaotusi, kui USA võtab Kargi-saare üle. Seetõttu eelistaks USA, et viimane löök viiks selleni, et Iraan loobuks Kargi-saarest ja võib-olla isegi operatsiooni eepiline raev lõpuni, selle asemel, et korraldada saarele maismaarünnak. Kaarkaitse on võtmetähtsusega. Kui see rivist välja lüüa, muutub Hormuzi väin Ameerika probleemist Iraani omaks. See oleks võimendatud pööre ja USA loodab, et Iraan suudab sellega toime tulla. Mis puudutab Iraani, siis ta teab, et USA valmistub millekski, isegi kui ta ei tea täpselt, mida USA plaanib teha. Me näeme seda tema katsetes tugevdada Kargi-saare purustatud kaitset ning riigi parlamendi spiiker Bagar Ghalibaf on otse välja öelnud, et režiim usub, et midagi on tulemas. Iraani vaenlased valmistavad koos ühe piirkonna riigi toetusel ette operatsiooni, et okupeerida üks Iraani saartest, on Ghalibaf väitnud. Iraani probleem on see, et ta tegelikult ei tea, millist saart silmas peetakse. Kargi-saar tundub kõige ilmsem valik ning USA võiks selle endiselt vallutada läbi liitlase Pärsia lahes, mis tähendaks, et nad mööduvad Hormuzi väinast ja saarte kaitseliinist. Aga see ei lahenda Iraani mõjuvõimu probleemi selles veetees. Selles videos kirjeldatud lähenemine võiks teoorias siiski hõlmata liitlasi, eriti Araabia Ühendemiraate, kuna neil on Iraaniga vaidlusi mitme kaitsekaarde kuuluva saare üle. Ja see looks eelduse, et viimane löök Kargi vastu antakse kas läbirääkimiste laua taga või otsese jõuga. Ükskõik millise variandi Iraan valib, ta kaotab. Ja just sellisesse olukorda tahabki USA Iraani panna. Ameerika võimalike plaanide kohta Kargi-saare suhtes on palju rohkem teada saada. Eriti 82 õhudessantiviisi kohta, mis liigub Iraani suunas. Me avaldasime video, mis käsitleb, kuidas USA võiks selle diviisiga Hormuzi väina igaveseks muuta. Nii et vaadake seda, kui soovite Kargi-saare küsimusse sügavamalt süveneda. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et ei jääks ilma meie operatsiooni Epic Fury analüüsidest.